Kuidas on võimalik vanglamüüride vahel toime panna suures mahus pettuseid? Aga seda tõestas üks Tartu vanglas olnud kinnipeetav, kes hankis endale sinna mobiiltelefoni ja pani toime tuhandete eurode eest pettusi. Sai seal toime pandud läbi telefoni. Need päris detailselt ma neid asju seletama ei hakka, kuidas, aga ühesõnaga sai saadetud valearveid ja sai ka teenitud selle pealt tulu. Ja see ei olnud mitte üks kord, aga see oli korduvalt siis? See oli korduvalt, jah. Ja sinul oli kasutada siis mobiiltelefon eeluurimisvanglas või ütleme siis Tartu vanglas? Ja, iPhone 11. Ma sain sellega vabalt seal ringi liikuda, käia nii duos kui meditsiinis. Tartu vangla juht on sellest juhtumist teadlik, sest lõpuks see telefon kinnipeetava käest kätti saadi. Keelatud asju, mida on kinnipeetavatele siis mitte lubatud vangla territooriumil, rääkides suitsetamistarped, mikrokiibid ja nii edasi, neid tahetakse tuua vangla territooriumile päris palju. Või võiks ütelda isegi tuhandetes. Aga selleks ongi meil tublid vanglaametnikud, kes igapäevast tööd tehes siis need esemed ära võtavad, kas siis kirjadeel, mis tahetakse saata. Halvad olukorrad on need, kus kinnipeetav üritab ära kasutada siis oma lähedasi. Tegelikult väidab ka teine meiega ühendust võtnud kinnipeetav, et suitsetatakse kambris, kuigi see on keelatud. Süstlad tulemasinatega pannakse suitse põlema, nagu et selles suhtes, et kinnipeetavad teevad nii, nagu nad heaks arvavad. Aga see on ka juba pigem see streik selle sisekontrolli ja selle tuua vastu. Miks me selle üldse esile tõstame, selle telefoni teema on see põhjus, et meid karistatakse iga asjast, mis me siin teeme. See on mõistetav. Aga nüüd, kui meie teeme midagi ja meil õnnestub see nende selja taga, miks ei saa keegi töötajatest karistada? Kinnipeetavate mure on, et just üks konkreetne töötaja, kes kureerib seda tegevust, ei tule oma tööga toime ja sellepärast need sündmused kaset leiavad. Sellest olukorrast täpsemalt saate aimu täna õhtul eetrisse minevast krimisaatest Raport.